kohe läbi. Sa seda õiget lipuvärvi said? Jaa, täpselt see. Läbi lipu tegema. Juba nii õhinal täitsa lõppu. Ärkamise algus oli minu ja väga paljude kaasõpilaste jaoks püha ja ilus aeg. Justkui boonus meie kooli lõpule, iseseisva elu algusele, samas ka esimesele armumisele. 11. klassis jäi meie hooleks ette valmistada abituuriumi lõpupidu. Isamaalised laulud, saali kaunistamine ja kõik muu. Otsustasime siis sinimust-valge lippu kangastest kokku õmmelda, sest poest 1988. aastal lippu osta veel ei saanud. Põnev on meenutada, et me ei teadnudki, missugune sinine selles lipus olema pidi. Leidsime peale pikka otsimist midagi märksa tormilisemat ja tumedamat kui rukkilille sinine. Üllatusena sai aga meie ise valmistatud lipp nii suure austuse osaliseks, et kiituse asemel hoopis parasjagu rangelt vabatahtlikult noomida sain. Mitte sellepärast, et lipp oleks vilets, hoopis sellepärast, et lipuga sein pidi olema kui püha altar, uhke ja suur. Aga kooliraadiotehnika-mees oli paigaldanud mõlemale poole lippu metallist rasked inetud vene aega meenutavad kõlarikastid, mille koht helitehnilises mõttes oli tegelikult õige, aga tundlikul vaatajal väga silma riivasid. Ja selle peale siis ülikuuri kommentaar käiku läks: see on lipu rüvetamine, võtke need sealt maha. Mis asi see on? Meenutab Tulju. Tere, vanaisa! Tere sina! Kuidas läks täna? Nii hästi, nii põnev. Me õmblesime klassiga lipu. Meie oma lipu. Meie oma Eesti lipu õmblesime. Tõsi juttu räägid? Tõsi. Me ei tea, kas värvid said õiged, aga sellest ei ole hullu. Meil on oma lipp õmmeldud. See võtab mul käed lausa värisema. No see on hea uudis, aga meil on ka head uudised. Me leidsime plaadi ülesse. Nad 40. aastal üritasid kõik kävitada, aga neil ei õnnestunud. Ülesse leidsime. Valga muinsuskaitsjate esimeseks ettevõtmiseks oli Vabadussõja mälestusmärgi taastamine. See oli lihtne ülesanne, sest okupandid polnud omal ajal näinud suurt vaeva samba hävitamisega. Vanemad inimesed teadsid, et sammas oli lihtsalt tõugatud jalamilt auku. 1988. aasta septembris kaevati Metsatänava kalmistul sammas välja ja 27. novembril 1988 avati sammas taas. Nii, ma otsin ikka siin raamatut ühte, kus mul oli vahele pandud 30. aastatest minu isa üks väga ilus Vabadussõja pilt, aga ega sina ei ole äkki kuskilt trehvanud nägemas. Kas ta selle suure paksu raamatu vahel ei ole? Vaata, võis olla ja tõesti võis olla, aga kus see paks raamat nüüd? Kusagil hästi tagariiulis. Pöördume palvega kõigi majandite, asutuste ja ettevõtete poole. Võimaldage Valgamaa töötajatele 24. veebruaril vaba päev, et üle pikkade aastate võiks mõelda sellele imele, mis sündis 71 aastat tagasi. Kaunistagem oma kojad 3 koduvärviga. Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Kogugem vaimujõudu ja mõtteerksust uue ime rajamiseks. Meenutab 55-aastane Pille. Mäletan tolle aja kahetisi tundeid. Uut tuult ja vabanemist, aga põues pesitsevad pisukest hirmu. Üritustel toodi välja sinimustvalged lipud ja lauldi hardalt isamaalisi laule.
kodustel sündmustel juteldi julgemalt peresaladustest, kuhu laepealsele või ahjuauku lipp või tulirelv on peidetud ning vesteti mälestusi esimese vabariigi aegsest ajast. Tabada võis ka valvsuse noote, eriti vanemaealiste seas. Ei tormatud otsejoones lipuga vehkima, vaid hoiti ja mõeldi, et pere kestaks. Mäletati ju selgelt küüditamist, mahalaskmist, sunnitöölaagreid. Ka minu toonane abikaasa pidas plaani ja rääkis perega läbi, mis siis saab, kui mobilisatsioon tuleb või ära viiakse. Samuti oldi ettevaatlikud minu vanemate peres. Isa läks fotograafina Valgas vabariigi sünnipäeva sündmust pildistama. Aga ema otsustas mu väikese õe ja vanatädiga koju jääda, kuna nii tundus turvalisem. Kui ajalugu kordub, jääb keegi nendega, kes ise oma eluga hakkama ei saa. Kahjuks minu mõlemad vanaemad ei näinudki seda nii väga igatsetud valget laeva ehk Eesti aja uut tulemist, kuna nad olid selleks ajaks taevastele radadele liikunud. Vabandust. Peaaegu sama ilus nagu meie koolil. Sinine on täpselt sama. On ja täpselt sama. Uskumatu. Meenutab 34-aastane Annika. Üks minu esimesi mälestusi on see, kuidas ma olen 2,5-aastane ning lähen emaga, kes lükkab vankris minu kuuvanust venda sädeparki. Sinna on palju inimesi kogunenud ja kohtume mitmete tuttavatega, kellega ema juttu ajab. Ma ei saagi täpselt aru, miks me siin oleme, aga tunnen, et on midagi olulist ja pidulikku ning seisan kannatlikult vankri kõrval. Kui tornis rahvuslipp eisatakse, juhib ema mu tähelepanu sellele, et ma kindlasti vaataksin. Saan aru, et lippu me kõik ootasimegi. Veel aru annab Harjumaa, me rahva sünni loost. Ei taha, ei või, ei saa sind jätta Virumaa. Meil tuleb üksteist aidata. Ei ole üksi, ükski maa. Ei taha, ei saa sind jätta Virumaa. Ei ole jäänis Järvamaa. Vanaisa, tead, kus ma tulin just? Nii, räägi. Ma tulin lippu hõiskamisel. Mis lippu? Meie oma Eesti lippu hõiskamisel. Meie oma Eesti lippu? Jaa. Siin samas Valgas? Jaa, Eesti lipp tõmmati Vardasse. Mõtle kui hea uudis. Mõtle kui hea. See oli nii ilus, see oli nii uskumatult ilus. Me läheme vabad. Mul on ka sulle siis üllatus. Ma olen seda nii pikka aega varjanud ja hoidnud. Võtta siit alt nad ei osanud, kui KGB meie maja läbi jälle viimane kordki otsis ja kaasa nii palju asju viis. Vaat seda nad ei leidnud. See on Vabadussõja ajast lipp. Minu isa, kes oli Vabadussõjas ohvitserina, 3. jalaväepolgu ohvitserina Riia all. Ta kandis seda lippu kaasas terve Vabadussõja ja ta andis selle üle, et hoia seda lippu, see on Vabadussõjas olnud lipp. Tuli Nõukogude okupatsioon. Vaatamata läbi otsimistele hoidsime ja ta on järgi. Ta on meie püha reliikvia. Hoiame Eesti vaba. Annan selle lipu sulle üle ja selle lipu juures on ka manifest. Hoiame seda kui hingetera. Ma ei oska midagi öelda, see on uskumatu. Küll mul on nii hea meel,
mul õnnestus see üle anda. Kartsin küll, et see jääb teadmata. Nii pistab, et ma istun, aga küll on hea uudis see küll.